Öö Koosa alevikus. Kirjanikust koolipapa Jakob Liiv magab sügavalt. Laskmata end häirida, et tema segase noorema venna on publitsistitast endast hulga suuremaks luuletajaks ülendanud. Äkitselt läbib pimedust kole, justkui joovastunud hõiklemine. Ma näen Voltaire'i südant, kordab temaga tuba jagav noorepoolne mees, majaperemehe Karl Karlipoeg Liivis emu. Issa vits küll, mina siukse lojusega keeldun ühes magamast, õiendab vana Jakob hommikul. Öine karjuja, luuletaja Heiti Talvik, kuulsa Betty Alveri kavaler magab veel. Äkki ta siis nägigi, see on ju suur asi, Voltaire'i süda, püüab Karl Karlipoeg lepitada. Oli too Voltaire üldse südamega mees, poriseb Jakob. No ikka oli, suur valgustaja. Tahtis kiriku riigist lahutada ja nüüd rikub inimeste und. Jakob torkab leivatüki piimaklaasi, laseb hetke liguneda ja haukab ettevaatlikult. Voltaire'i süda. Et Tartu poeedid ka midagi targemat unes ei oska näha. Tagakambrist kostab rõõmus hüüatus. Uksele ilmub Heiti. Liivide perekonnas mitu põlvkonda käest kätte käinud raske gloobus vask jalgapidi pihus rippumas. Balzac, ütleb Heiti veendunult. Mis Balzac? Voltaire oli ju. Mis Voltaire, imestab Heiti, justkui poleks öist intsidenti olnudki. Voltaire keisrinna Katariinale külla ei sõitnudki, aga Balzac sõitis. Välismaalane ei võinudki tema ajal muud kaudu liikuda, kui laevaga Riia sadamasse ja siit maad mööda pealinna. Nii et see siin armsad inimesed on Balzaci maakera. Vaadake ise, mis siia on graveeritud. HDB. Jakob vangutab pead, uurides siiski silmi pingutades graveeringut. Järgmisel ööl, kui võõrad on läinud, hiilib miski korteris ringi ja levitab vänget magusa võitu lehka. Noored Liivid magavad segamatult. Kummutis kilisevad klaasid. Kostab prantsuskeelne vandesõna. Sellele vastatakse. Elutuba täitub sosinast. Siis kriuksatab uks. Hommikul avastab Karl Karlipoeg, et gloobus on kadunud. Rohkem ära viidud pole. Isegi kohvipurk 10 krooni ja 45 sendi sularahaga, mida Karl Karlipoeg üsna hoolimatult välisukse kõrval riiulis hoiab, on alles. Kahtlased sündmused unuvad. Mõne aasta pärast algab uus ilmasõda. Inimesed tulevad ja lähevad. Gloobus on ammu unustatud. Unustada kästakse ka punases vangilaagris surnud Heiti Talvik. See uuel võimul siiski päriselt korda ei lähe. Uue aastatuhande alguses märkab Leida vanamoodsast nimest hoolimata vaid pealt 40 naisterahvas meomatagusel värskelt liivatatud metsateel kummalist jälge. Pole nagu auto ega jalgratas, ammugi mitte harvester. Uudishimust järgneb ta jäljele, mis pöördub järsult Patrikusse. Leida kardab karusid, kuid miski on hirmust tugevam. Ta ukerdab üle sügava kraavi, jälg on veel nähtav. Edasisest mäletab ta vaid, kuidas pehme erootiline mehe hääl sosistas. Je voudrais attirer votre attention sur les champignons rouges. Mais attention, usez, n'abusez pas. Ni l'abstinence, ni l'excès ne rend un homme heureux. Nii kusagil silmade nägemisulatuse piiril hüples ümar objekt, mis kiljus kummalise aktsendiga eesti keeles. Olen patsataja, he. Varsti on ilmumas Leida esimene luulekogu ja sinna ei saa midagi parata. Peipsi verde on lisandunud kirjanik. Justkui ei piisaks Liividest, Berit Petolaist, Andrus Kasemaast, Vahur Afanassjevist ja paljudest teistest, keda kirjanduse magus lehk on nakatanud.